Aga kuidas te tunnete, et kas see Vabaerakonna poolt välja käidud algatus, et oleks võimalik 1% annetada ka mõne endale meelepärasele vabaühendusele? Kas või need samad ühingu liikmedki kannaksid oma selle 1%? Kindlasti ära ja ma usun, et suure südamega inimesi on ju veel, kes neid palju kannatanud inimesi toetada tahaks. Absoluutselt. Ja et siukene asi üldse tuli niimoodi õhku visatult, et täiesti toetaks siukest asja. Mul tekkis esimene mõte sellega, et kui inimesed hakkasid 1% maksma, siis nad ilmselt hakkavad ise rohkem ka tegelema vabaühendustega, tahavad juba ise tulla sinna lisaks. Ma arvan, et see on väga hea ettepanek ja see tekitab seda, et meid ei pea kontrollima siis keegi kõrval, vaid ühenduse tegevus hakkab iseennast kontrollima. Et see on nagu kõige positiivsem. Mis oleks need uued tegevused, mida võiks siis ühingus algatada, mis seni on jäänud äkki tegemata? No kindlasti ma tahaks käivitada väga aktiivselt lastevanemate koolituse, lisaks lastekoolitusele. See pool on ja kindlasti panustada ka mentoritesse võib-olla rohkem, et nad oleks teadlikumad, kuidas neid noori aidata. Tegelikult ega meil midagi tegemata jäänud ei ole. Eks ta on siis suuresti tulnud lihtsalt iseenda taskust. Leinapäevad me saame korraldatud ja 3 korda aastas me tuleme kokku, et ühise laua taga ka klaasi veiniga. Kõiki asju sa sinna projektidesse mitte kunagi niimoodi väga kirjutada sisse ei saa, on ju. Aga et kui ma nüüd saan selle 1% ja sellega kuidagi saaksin siis toimetada juurde, et ma arvan, et see on päris suur asi. Aga mis te näiteks selle kriitika kohta ütlete, et see muudab vabaühendused endid nagu liiga laisaks? Aga kui nad on liiga laisad, siis ju inimene ei eralda. Et see on ju ikkagi minu kui kodaniku võimalus oma protsenti anda, mitte kohustus, siis ma ei pane anna seda lihtsalt. Ma arvan, pigem vastupidi, ma hakkan vabaühenduse esindajana pean hakkama juba väga palju rohkem pingutama. Ma arvan, et vastupidi, ikka peab ju tõestama ennast, et sa oled selle 1% vääriline, siis ma ei tea, ükskõik missugusele inimesele, eks ju. Et ta ju ka oma 1% niisama lihtsalt ära ei anna. Toetana ma toetangi seda, kelle liikumine, kas on mulle eluliselt oluline või on see mulle kuskilt pidi sümpaatne.